tere, mina olen Raivo. Hetkel siis ehitame ühte SL500 Mersut. Võtsime lahti esimese vedrustuse solenoid ploki ja leidsime sealt katkise tihenetunnikuga ja vaatame, äkki nüüd saame hakata kokku panema ja mis me veel auto juures midagi korda tegemist leiame. Igatahes on äge ja ilmad on juba ilusad, peaks juba hakkama sõitma sellega varsti. Esimeste klappide äravõtmise käigus siin on ratas alt ära meil ilusti ja tegelikult panin tähele, et ka piduriketas on veidi kulunud, kui ta võiks olla, et võtsime ühe uue siukse tutika ketta ja proovime nüüd ära vahetada, et kui need kaks tükki siin kõrvuti panna ja vaadata, siis on ikka näha küll erinevus ja teadupoolest auto pidurdab kõige rohkem esimeste ratastega just, nii et need võiks olla kindlasti korralikud ja minule meeldib, kui asjad on korralikud. Aga noh, samas siis, kui me juba lahti võtame ja kettad ära vahetame klotsid ära ja teeme seda siis ka teistel ratastel, mitte ainult esimestel. Praegu on hea teha seda, auto on üleval ja ratas alt ära võtame ka teised rattad alt ära ja sipsti valmis. Suppord on siin taga kinni kahe poldiga, mille mõõt on 18. Nii, tuleb asja. Nii, jätame alumist ka. Siit ka. Ai, kurat, lamb kokku selle. Nii, tuleb. Väga hästi. Lambi üles tagasi. Nii. Opa. Mis see ikka? Tuleb siis siit küljest ära võtta. Ketas on söödud siukseks sooneliseks. Järelikult on klotsid siuksed. Nüüd need siit kätte saada, tuleb need siit natukene eemale paigutada. Suruda, sest nad on ju vastu klotse ilusti, kenasti pidurdamine kohe nagu pedaali vajutad tööle hakkaks. Aga nad on nagu Lego klotsid siin suunte sees kinni. Nii, need tulid ära. Väga hästi. Väga hästi. Küllalt ootuspärane on see, et need kettad on siin kinni jäänud, et need ei tule nii lihtsalt maha, et need on lihtsalt natuke rohkem vaeva näha ja kui need lahti tulevad. Et siin ei ole midagi imelikku. Kui muidu see asi me võime kas või need katki teha, mis muidugi ei ole väga mõistlik, aga küllalt tulevad siit niisama ka lahti. Ühelt poolt on näha, et ketas juba natuke liigub. Tuleb veel veidi kangutada ja saame jääda kätte. Oh, jah, liigub vaikselt, väga hästi. No nii, käes. Selle pingutamisega on alati see, et keera, aga ära persse keera. Et tegelikult on see, et nad kinni ja siis tahaks nagu natukene veel ja siis ongi krõpsti käes. Aga eks see on kõik siuke tundega tegemise värk ja eks see kogemustega ja persse keeramist arvu pealt tekib see suhe, et kui hästi sa ära tabad, millal õige aeg on, aga no nii, korras, support paigas, lähme klotside kallale. Siin on need tiftid, mis hoiavad klotsi kinni ja siis selle tifti otsas on siukene stopperi munakas, mis siis ei lase seal tiftil ise välja tulla, et siuke nutikas värk.
klotsid on, no väga hullud ei ole, aga umbes poole peal oma kulumisega, nii et tegelikult on hea küll need ära vahetada. Nii, kui nüüd uus klots ei lähe, sellepärast et vanad olid õhemad, siis tuleb siit natukene ettevaatlikult silindrit tagasi suruda. Aga kindlasti ettevaatlikult, et kui siit nüüd see kumm katki teha, siis on ikka väga jama lugu. Siis läheb jälle pikemaks remondiks, aga nii. Kuna siin on need 2 tükki, mis mõlemad suruvad vastu klotsi siitpoolt ja tegelikult siitpoolt ka, siis noh, kui need ükshaaval siit kruvikeeraga väikselt tagasi lükata, siis lükkad ühe sisse, teine tuleb välja, et sellepärast siis on vaja siin ühte kinni hoida, kui teist tagasi suruda. Ja kui see tehtud on, siis läheb klots lupsti sisse ja ongi valmis. Ja siitpoolt samamoodi. Nii, ja kui nüüd pidurit vajutada, siis peaks olema tulemus palju parem kui varem. Ehk siis seisma jäämisteekond võiks olla natukene äikelisem ja lühem. Nii on must. Oh shit. Nüüd veel mustam. Selle poolega on valmis. Mis nüüd muud, kui teeme tuttava tööga teiselt pool ära ja vahetame taga ka klotsid ära. Siis on kõik üle tehtud. Ilus, mulle meeldib, kui auto küljes on uued särevad detailid. Äge. Lõuna hakkas. Äkki paustab võtta. Sööm on ikkagi hea töö. Kõhu saab täis alati. Selle mutrikeerajaga on väga hea keerata rattamutrid kinni lahti. Aga mida kindlasti ei tohi teha on see, et ratta alla panemisel panna mutter või polt sisse ja hakata kohe sellega keerama. Sest et ei pruugi alati see mutter või polt minna keermesse ja kui sa sellega jõuga hakkad kinni keerama, siis tulemus on see, et on vint maas. Valesse vinti keerad sa mutrit tuksi või tiftit tuksi või keerme tuksi. Igal juhul kuskilt midagi läheb tuksi. Ja sellepärast alati mina võtan ka poldi või mutri siis võib-olla võtme otsa ja keeran ta käsitsi siia auku sisse, et oleks kindel, et ma midagi keerad tuksi. Kettad, klotsid on vahetatud. Nüüd peaks minema näo ära pesema. Ja ilmselt oleks mõistlik vist hakata neid klappe kokku panema. Saaks need auto alla ja saaks minna asjadega edasi natukene. Seal on üks aga nende klappide juures. Vaatame kohe lähemalt, mis aga seal on. Vedrustuse esimesed solenud klapid on mul nüüd siin või kogu see süsteem on mul siin laua peal nüüd laiali, nagu me eelmine kord lahti võtsime. Sellega on üks probleem. Ma olen saanud küll igavese portsu tihendeid, aga ma ei ole kuskilt saanud tihendi tugirõngaid, mis on puudu ja minu meelest on see natukene probleem. Mul on küll soovitatud foorumist, kuidas nagu teha ilma nende tugirõngasteta. Ilmselt peab ka nii tegema, sest inimesed on teinud ja on täitsa toiminud süsteem. Aga minu meelest on siin üks probleem. Nii, kui me võtame nüüd selle klapi, siis see klapp on selline. No, enam-vähem siuke. Ühesõnaga siin on see metallist siuke süvend sel klapil. See oleks natuke pahasti. Teeme uue.
siin on siis see klapp, sihuke klapi see metallosa õigemini. Kui muidu peab käima nüüd niimoodi, et siin on see rõngas tihend siukene ringi profiiliga, siis siin ääres on sellised kandilise läbilõikega tugirõngad. Nii. Siis ma ei ole küll autoinsener või tihendiinsener, aga minu meelest nende tugirõngaste mõte siin on see, et kui see ümmargune tihend siin liigub natukene, siis ta ei hakka vastu seda klapi metallserva käima, et ennast vigastada või ära kuluda, eks ju. Et siis on sellised leevendused siin kandilise läbilõikega kummist rõngad. Uuematel Mersu mudelitel on see plasmassist. Nüüd, mis foorumis soovitati, on see, et kuna neid tugirõngad ei ole kuskilt saada, siis paneks siia 3 tihendit. Niimoodi. 3 tihendit, mis ma ei tea, minu meelest ei ole nagu väga hea mõte. Juba sellepärast, et need äärmised tihendid siin ju ikkagi hakkavad vastu metallist serva käima, hakkavad kuluma kindlasti, tekib mingi puru, mingi sodi, mis läheb süsteemi laiali. Et ei ole nagu, ma ei tea, minu meelest hea mõte. Teine asi on see, et ka muidu sinna klapi pessa surudes on üks ainukene tihend või siuke siis liikumissõgav või takistav tegur on see üks tihend siin, siis nüüd on neid siin 3 tükki. Et ma ei tea, äkki kiilub kinni või liigub liiga raskelt või no ma ei tea. Ei tundu nagu hea mõte, et siukene lahendus, kus on sul kandiline tihend, kandiline asendada sellega, et sul on 3 ümmargust tihendit, mis kõik on tihendid ja kõik takistavad seda liikumist. Ja äärmised hõõruvad ikka vastu metallserva, et mingi mõte ju nendel leevenditel siin ääres peab olema. Aga kuna mul midagi muud ei ole, siis kaotada ka väga midagi ei ole. Lihtsalt tööaega ja natuke närvi võib-olla ja õli, siis proovime ikkagi ära. Paneme need tihendid siia ja vaatame, mis juhtub. Kuigi ma olen ikkagi skeptiline, aga kui ei proovi, ei tea. Foorumis on nii tehtud ja väidetavalt töötab, et saame varsti teada. Äkki töötab mul ka. Äkki töötab.